Ja tere! Ma nüüd tutvustan teile informaatika magistriõppekava. Võib-olla esimene küsimus on, et milleks üldse tulla magistrisse. Tegelikult sellele küsimusele oskab igaüks vastata võib-olla ise oma seisukohast, aga põhjuseid on loomulikult palju. Ja võib-olla meenutada tõesti ka seda, et enamus teist vist on siin õppinud meil informaatika bakalaureuses, et tegelikult bakalaureuseharidus annab sellise baashariduse, siis magistriharidus annab teile ka süvitsi teatud teadmised, oskused. Ütleme, kõige tähtsam on, et jõuate nagu uuele tasemele oma erialal ja võite nagu tegutseda kindla teadmisega, et te olete saanud Tartu Ülikooli baashariduse kätte. Ütleme, et tegelikult see baasharidus tegelikult lõpeb magistriharidusega. Ma tahaks siis tutvustada veidi seda meie informaatika magistriõppekava programmi. Et meil koosneb ta nagu kõik siin ülikoolis õppekavad koosneb moodulitest. Et siin on 7 moodulit, alusmoodul, siis on spetsialiseerumismoodul, magistriseminar, valikainete moodul, vabaainete moodul, praktikamoodul ja magistritöö. Et seal nende moodulite juures siis on ka mooduli EAP-de arv, et nagu me näeme, et siis kõige kaalukam moodul on magistritöö. Seda saab teha 2 etapis või ka korraga. Et kas esimene osa sellest teha sügissemestri lõpul, 3. semestri lõpul 10 EAP mahus ja kaitsmisel 20 EAP-d või siis teha kõik viimase semestri jooksul, kaitstes siis oma töö saada need 30 EAP-d kätte. Kaalu järgi nagu praktikamoodul on 18 EAP-d, et see on ka üsna mahukas moodul oma EAP-de arvult. Et siin on ka väga palju erinevaid valikuid ja neist ma räägin ka siis veidi täpsemalt. Siis on spetsialiseerumismoodul, millest ma räägin ka, nagu siin on meil 3 tükki, krüptograafia ja verifitseerimine, hajussüsteemid ja tehisintellekt. Ja on ka veel siis valikainete moodul, kus siis saab valida aineid vabalt meie magistriõppeprogrammi. Need on kõikidest ainetest, kus on nagu magistri tasemel õpe. Ja magistriseminar on siis 6 EAP-d ja nüüd räägime siis täpsemalt kõigepealt alusmoodulist. Alusmoodulis on 4 ainet, on jaotatud 2 semestri peale. Esimesel semestril on 3 alusmooduli ainet ja teisel semestril on 1, et algoritmika on selline nagu universaalne ja vajalik aine, mida on vaja tegelikult magistri tasemel igal pool, sõltumata eriala moodulist, siis need järgmised 3 alusmooduli ainet, algoritmide kavandamine ja analüüs, on siis tehisintellekti või krüptograafia verifitseerimise alusaine, võiks öelda, mis on nagu kohustuslik. Siis masinõppe annab põhiteadmised siis tehisintellekti spetsialiseerumismooduli kohta ja hajussüsteemid siis hajussüsteemide mooduliks. Et see idee on siis selles, et läbides selle alusmooduli on teil võimalik tegelikult valida oma individuaalses õppeplaanis kõiki erinevate erialamoodulite aineid, siis kas spetsialiseerumismooduli ainena või siis ka valikainetena või ka vabaainetena. Nüüd spetsialiseerumismoodulitest rääkides, siis
kõigepealt siis on krüptograafia ja verifitseerimine. Et siin on põhiliseks, ütleme, alusaineks selles moodulis, mis on nüüd ka kohustuslik, on kaasaegne krüptoloogia, et see on nüüd vajalik võtta, kes soovib siis seda moodulit läbida. Siis on siin natukene erinevaid nagu suundasid, et on olemas nagu rakenduslikum suund, kus on siis rakenduslik krüptograafia, mis on kodeerimise suund, on kodeerimisteooria aine, tarkvara turvalisus, see läheb nagu sellise, ütleme niimoodi, tarkvara suunalise rakenduste poole. Kontrollitud funktsionaalsed algoritmid, see on siis nüüd ka selline teoreetiline küsimus, et kuidas tegelikult programmeerida niimoodi, et see oleks ka turvaliselt tehtud ja võimalused, turvafunktsioonid on seal sees. No, nullteadmustõestused, see on selline ka jälle üsna teoreetiline aine, avaliku võtme krüptograafia, see on tegelikult üks selliseid vajalikke alusteadmisi igasuguse krüptograafia tänapäevaste infosüsteemide ja arvutiteaduse süsteemis. Ja postkvantkrüptograafia on siis aine, kus on siis küsimus, mis siis saab, kui kvantarvutid tulevad ja muutuvad kättesaadavaks igal pool, et kuidas teha krüptograafilisi süsteeme, mis on turvalised ka ülisuure jõudlusega arvutuste puhul. Siis teine moodul spetsialiseerumismoodulitest on hajussüsteemid. Et siin on siis ka jällegi vaja valida 4 ainet 6 hulgast, et on paralleelarvutused, on siis küsimus, kuidas paralleliseerida arvutusi, mis on väga oluline igasuguste arvutuste puhul. Tänapäeval me teame, et isegi meie telefonides on mitmeid arvutituumasid, et mis siis veel rääkida protsessoritest, kus on kõigis mitmeid tuumasid ja kui me tahame teha mingeid tõelisi suuri arvutusi, et siis on vaja loomulikult minna arvutiklastrite ja näiteks ülikooli HPC keskuse kasutamise juurde. Asjade internet räägib, kuidas luua asjade internetisüsteemi, kuidas neid käituda, kuidas neid käima panna. Arukad transpordisüsteemid on küsimus, kuidas tänapäevased transpordisüsteemid on võimalik siis panna tööle, kuidas neid hallata. Ettevõtte süsteemide integreerimine, see on tegelikult, ütleme, selline tarkvaratehnika programmis olev aine, aga seal on ka palju hajussüsteemidega seotud küsimusi, sellepärast on selles moodulis meil ka selline aine. Paralleelprogrammeerimise keeled on nüüd natukene samas suunas nagu paralleelarvutused, aga siin räägitakse siis juba konkreetselt sellistest kõrgema taseme vahenditest, kuidas paralleelprogramme, kuidas paralleliseerida arvutusi ja erinevad programmeerimiskeeled. Et see on nagu selline jällegi HPC süsteemide ja no tegelikult igasuguste hajussüsteemide programmeerimise suunas. Nüüd kolmas erialamoodul on siis tehisintellekt. Siin on siis jällegi kokku 7 ainet, millest siis tuleb valida 4. Siin all on ka väikene selgitus, et kuidas neid valida. Et siin on siis tehisnärvivõrkude aine, loomuliku keeletöötluse aine on siis nagu keeletehnoloogia suund, nagu ka transformerid. Süvaõppe masinnägemises on siis masinnägemise süsteemidest juttu, tehisintellekt ja loomulik mõistus, et see on siis jällegi väga aktuaalne teema tänapäeval.
suurandmete haldus on küsimus, et kuidas suurte andmetega töötada. Loomulikult on jällegi palju paralleelsust, palju küsimusi, kuidas andmeid hoida, kuidas neid töödelda, kuidas andmeid puhastada ja nii edasi. Et oleks võimalik välja võtta olulist informatsiooni. Ja MLOPS-i põhitõed, see on siis, ütleme, sellised põhitõed masinõppes, mis on kahjuks selliseid uusi alusaineid meil. Ma pean siin veel ütlema sellist asja, et kui juhtub, et te valite omale näiteks lõputööks midagi, mis jääb nüüd kahe eriala mooduli vahele, et siis on võimalik ka neid eriala mooduli aineid kombineerida, et programmi juhina on minul nagu õigus neid muudatusi teha. Et parim põhjendus on just sellisel puhul, kui on magistritöös näiteks vaja nii krüptograafia teadmisi kui näiteks tehisintellekti teadmisi või siis näiteks hajussüsteemides on vaja paralleliseerida näiteks mingit suurt masinõppeprogrammi, et jällegi langeb see kahe mooduli vahele, siis on võimalik neid läbi rääkida, leida parim viis, mis siis toetab seda eriala, mida te tegelikult siis tahate teha. Nüüd informaatika magistriseminar. Siin on jällegi erinevaid võimalusi sõltuvalt teie spetsialiseerumismoodulist. On siin nõue, et 3 EAP-d ühesõnaga ühe semestri jagu selle seminari tuleb siis võtta samast grupist, kus on ka siis teie spetsialiseerumismoodul. Aga teine võib siis olla vabalt valitud nende hulgast. Et siin on siis teoreetilisemat laadi krüptograafia, küberkaitse uurimisseminar, kvanttehnoloogia. Sinisega on siis hajussüsteemidega seotud seminarid. Rohelisega on siis tehisintellektiga seotud seminarid ja programmeerimiskeeled, andmebaasid. See on veel ka digitoote juhtimise seminar. Praktika kohta võib öelda, et on meil nagu 4 sellist põhilist läbimismoodust. Et kõige tüüpilisemaid on siis teha praktika ettevõttes, kus siis on 12 EAP ja 6 EAP ainemahus võimalik siis teha. Aga on võimalus teha ka ettevõtluspraktika. See on tarkvara ettevõtluse projekt näiteks läbida. Ka häkatonidel osalemise eest võib saada punkte ja lisada oma praktikamoodulisse. Nüüd on veel võimalus ka osaleda õppetöös, et läbi õpetamise bakalaureuse tasemel on võimalik saada ka praktikapunkte. Ja viimane võimalus on tegelikult teha siis teadustööd mõne uurimisgrupi juures meie instituudis. Et siin on nagu iga meie õppetooli juures on siis võimalik seda uurimustööd teha, kus siis tegelikult koos juhendajaga leitakse siis selline sobiv projekt, siis tuleb selle praktika uurimustöö jooksul valmis saada, siis teha praktika aruanne ja nii edasi. Nüüd on valikainete moodul, kus ma juba nagu ütlesin, et võib valida siis kõigi meie instituudi magistritaseme kursuse ainete hulgast ja 12 EAP-d kokku, et see on siis üsna tüüpiline on siis valida mõnest teisest spetsialiseerumismooduli ainete hulgast või siis ka sama spetsialiseerumismooduli ainetest omale 12 EAP-d. Nüüd tegelikult
siia valikainete kui ka erialamooduli ja praktikamooduli ja vabaainete mooduli aineid on võimalik siis läbida ka mobiilsusakna kaudu, kus siis sooritada õppeaineid partnerülikooli juures. Üsna tüüpiline on seda teha siis läbi Erasmus pluss programmi, et sealt siis saab toetust, et minna välismaale semestriks. Ainus tingimus, et tuleb vähemalt 15 EAP-d siis läbida, et see Erasmuse toetus saada. Selle kohta on informatsiooni meil kodulehel ja ülikoolis, et millised on need praktika partnerülikoolid, et on võimalik siis sellist võimalust kasutada. Noh, mõnevõrra on võib-olla natukene võib-olla hirmutab see praktika või mobiilsusakna võimaluse kasutamine, et siis võib jääda näiteks oma õppe läbimine justkui võiks kannatada, et jääb nagu hilja peal. Tegelikult kui nagu minna partnerülikooli välismaale, siis automaatselt see õppe lõpptähtaeg pikeneb 6 kuu võrra, ühesõnaga 1 semestri võrra saab ka hiljem lõpetada. Et see natukene hirmutav on, aga tegelikult selline võimalus on olemas. Nii, siis vabaained on siis sellised, mida siis võib valida ükskõik kust Tartu Ülikoolist, kas või mõnest kolledžist tegelikult. Ja loomulikult jällegi võib võtta ka meie mõne õppeaine vabaainetest. Üsna tüüpiline on siin kasutada võimalust ja õppida mõnda keelt. Et mõni keelekursus on küll väga populaarne, et sul pead olema täpselt õigel hetkel õiges kohas, et sa teed selle kliki õigel hetkel, kui see registreerumine algab. Aga on võimalik võtta ükskõik mis aineid ülikoolis, kas või mingit peotants või mida iganes kuskil leidub. Nii, meil on olemas ka sellised nagu näidistunniplaanid, et kuidas siis see õppeplaan siis nagu välja võiks näha erinevate spetsialiseerumismooduli valikute puhul. Et esimesel semestril on loomulikult mõistlik võtta ära kindlasti 3 kohustuslikku baasmooduli ainet ja siis võtta juurde siis mõni erialamoodul või ka siis valikaine mooduli aine. Ja ütleme niimoodi, et esimene semester on väljakutsuv, et seal on tõesti vaja palju tööd teha. Samas on hea, kui te esimese semestri olete üle elanud, siis võib öelda, et te olete päris edukad ka edaspidi, et see esimene semester. Seal tuleb palju tööd teha, palju vaeva näha, aga siis on võimalik edasi minna veelgi paremini ja võtta nendest õpingutest nagu maksimumi. Ja ütleme siis see viimane semester on nagu mõeldud siis magistritöö kirjutamiseks, kuigi on mõistlik alustada selle magistritööga juba varem ja meie instituudi päeval leida see tõesti teema ja juhendaja juba nii vara kui võimalik. Et seda teada, et kui te juba hakkate kirjutama kandideerimiseks oma motivatsioonikirja, seal ka juba küsitakse, et millise spetsialiseerumismooduli te valite ja mis võiks olla teie lõputöö teema. See on mõistlik on tegelikult sellele mõelda juba praegu isegi. Et siis on hea seal motivatsioonikirjas kirjutada oma tulevikust ja eesmärkidest. No siis on hajussüsteemide näidistunniplaan. Tõesti kõik on näited, et see kõik sõltub, milliseid aineid te tegelikult plaanite võtta, et kuidas ja mis järjekorras
valida. Aga no see kõikide spetsialiseerumismoodulite puhul on ikkagi niimoodi, et need baasmooduli ained on mõistlik teha ja niipea kui võimalik esimesel semestril ja teisel. Nii, ja siis nii palju võib-olla veel öelda, et kui minna semestriks välismaale, siis seda on mõistlik teha siis 3. semestril, nii nagu ka praktikat teha 3. semestril. No te vist kõik enam-vähem teate, milline on meie siin õpetamisstiil meie instituudis. Palju kodutöid on, vähem traditsioonilise arvutiklassi praktikume. Tähtis on online kommunikatsioon, kuid tegelikult miks tulla ülikooli? Praegusel AI ajastul on ju tegelikult see, et kõige tähtsam on saada kontakti, näha reaalseid õppejõude, reaalseid inimesi nende kogemuste ja nende teadmistega. Sest ütleme, teadmised on meil tänapäeval AI abil väga kergesti kättesaadavad, aga sellist inimlikku kogemust eriala õpetajatega, et seda võikski just otsida ülikoolis õppides. Et seda AI ei suuda anda, kuna seal tegelikult ju ei ole sellist vaimu, mis siin Tartu Ülikooli õppejõudude puhul me leiame, et on. No, hindamissüsteem on tõenäoliselt ka teile nagu tuttav, et ma ei hakka sellest palju rääkima. Magistritöö võimalusest ma juba ütlesin ka. Tasub vaadata varakult lõputööde andmebaasi, näha milliseid lõputöid, millisel tasemel ja millest on kirjutatud, siis annab võimaluse ka teha valikut, et mõelda, et kuhu te tahate oma lõputööga jõuda. No, meil on selline uudis, et kõik Euroopa Liidust sisse saanud kandidaadid saavad tasuta õppekohad, ei pea õppetasusid maksma. Et need õppekohtade arv on meil nagu ette antud ülikoolile 63, kuid ei ole midagi öeldud, kui palju me tegelikult võime sinna tasuta kohtadele üliõpilasi võtta, et palju jääb tasulistele kohtadele. Tasulised kohad on siis nagu mõeldud väljaspoolt Euroopa ühendust tulijatele. Ja no, nii palju on kergendust välismaalt tulijatele ka, et peale esimest semestrit 10 tükki neist saavad ka juba õppe maksusoodustust 50%. No, on olemas stipendiumeid erinevaid. Need on erialastipendium, küberneetika stipendium näiteks, ja siis Reet ja Tiit Villig stipendium magistriõppe naistudengitele ja Digilinkist meil siin juba oli juttu. See on veel muid stipendiume nagu Wise ja Ülo Kaasiku stipendium. Stipendiumide info on meil siis nagu kodulehel alati ja ilusti kätte saada. Ja nüüd on siis tähtis, et mitte maha magada seda 15. märtsi kirjutada hea motivatsioonikiri, mis annab 50% lõpptulemusest. Ja motivatsioonikirjas on siis see, et te peate kirjutama selle inglise keeles, kirjutage see ise, kirjutage oma vastustena tegelikult nendele küsimustele ja et oleks sealt nagu võimalik lugeda, mida reaalselt tegelikult ise mõtlete, siis see annab nagu motivatsioonikirja hindele tõenäoliselt juurde, kui te tõesti seal nagu isiklikult midagi kirjutate, mitte ei korruta mingeid AI genereeritavaid tekste, eks, et see on väga oluline. Seal on siis vaja kirjutada, millist spetsialiseerumismoodulit, mis on teie teadmised keelte programmeerimiskeskkondade osas ja mis on teie keerulisim programmeerimisülesanne olnud siin. Ja siis peate rääkima ka, kuidas te hindate oma oskusi
eriti siis veel, kui valite krüptograafia verifitseerimise, et kuidas, kui hästi te nagu olete, ütleme, selles teoorias, kuidas see teid vaimustab, ütleme niimoodi. Ja hiljem ka veel, mis on teie tulevikuplaan ja mis on teie magistritöö teema võiks olla, et on hea mainida. Et siis siin on siis jällegi kontakte, meie õppekorralduse spetsialist on Karin Peterson. Ja nüüd, kui teil on nüüd mõni küsimus praegu, et siis ma vastan hea meelega või siis ka pärast. Jah, hetkel ei ole, et eks siis pärast võib tulla ja küsida täpsemalt. Suur aitäh!